Kui palju välistööjõudu peaks Eestisse tooma ja kas neile peaks andma rohkem hüvesid? Nende küsimuste üle vaieldakse täna Riigikogus. No mis nendest ideedest arvates on järjekordne selle valitsuse nagu selline, kas ma ütlen, mingisugune püüd Eesti elu ju tegelikult halvemaks teha. OSKA uuringute kohaselt jääb Eestis igal aastal puudu ligikaudu 1400 tippspetsialisti ja 700 oskustöötajat. Riigikogus võeti täna vastu 2 seadusemuudatust, mis võiksid probleemile leevendust tuua. Esimene seadusemuudatus lubab tuua Eestisse pea 3 korda rohkem välistööjõudu. See on selgelt odava tööjõu eelisele loodava majandusmudeli toetamine, mis ei ole jätkusuutlik, ei suurenda Eesti konkurentsivõimet pikas perspektiivis, küll aga toob kaasa terve rea uusi probleeme. See kvoot on seotud Eesti püsielanikkonna arvuga ja see on 0,1% aastas. Ehk siis ütleme 0,1% aastas Eesti elanikkonnast on 1300 inimest aastas. Eestis tegelikult immigratsioon suureneb, sisseränne suureneb, siis tegelikult meie oma inimestele see tööjõuturul osalemine muutub keerulisemaks. Kvoodi osas on ju kõige suurem hirm nii opositsioonil kui ka võib-olla mõnedel inimestel, et nüüd hakkab meeletutes massides tulema võõrtööjõudu ja et see justkui siis kuidagi mõjutaks meie enda tööjõudu. Aga meie räägime ju nendest töökohtadest, kus meil täna ei ole Eestis spetsialiste võtta. Et need on need inimesed ja need ettevõtted on ju ise soovi avaldanud, et see on reaalne vajadus ja me lihtsalt muudame selle võimalikuks. Teine seadusemuudatus tagab välismaalt tulnud inimestele paremaid tingimusi. Kui inimene on saanud Eestis elamisloa, võib ta edaspidi tööta olla senise 90 päeva asemel kuni 6 kuud. Töötuna arvel olemise pikkus sõltub elamisloa kestusest. Vaatame meie töötuse protsenti just noorte hulgas ja noorte meeste hulgas, siis mis on aastal 2025 oli 20%, mis on üle aegade kõige suurem, siis see töötus nendes sektoris meie oma inimeste hulgas, just nende noorte meeste hulgas, on täpselt samad sektorid, kuhu praegu siis tahetakse tuua sisse välistööjõudu. Ehk et mida me sellega saavutame, on see, et meie oma inimesed lähevad välja, võõrad tulevad sisse ja lõppkokkuvõttes väga selgelt viib see välja lihtsalt rahvastiku väljavahetamisele. Kui nüüd ikkagi me mõtleme sellisest kontingendist, kes tahavad töötamise ettekäändel tulla Eestisse töötu abirahasid nautima, siis meie naaberriikides on need tingimused väga palju lahkemad ja paremaid tingimusi pakkuvad. Ma kardan, et sellest see eesmärk nüüd küll pelgalt olla ei saa, see lihtsalt ei ole ratsionaalne. Nii et see on niisugune terviklik Eesti avamine absoluutselt igasuguseks läbirändeks ja miks me oleme väga kriitilised, sellepärast, et ta ongi kompleksselt kõiki neid mõjutegureid arvestades ohtlik meile nii rahaliselt üle jõu käiv, lõimumise seisukohalt üle jõu käiv. Me näeme, et me ei ole suutnud ju lõimida Eestisse 35 aasta jooksul siin varem elanud venekeelset elanikkonda. Ja eeldada, et need, kes meile tulevad siia lühemaks või pikemaks ajaks, omandavad eesti keele ja saavad siin iseseisvalt hästi hakkama, võimaldades neil ka 9 kuud olla siin töötuna erinevate abirahade ja sotsiaaltoetuste peal, see on lihtsalt mõistuse vastane.